Selleks, et koostada kliendile tegevuskava, tuleb eelnevalt välja selgitada, kuidas tuleb klient toime erinevates eluvaldkondades hindamise hetkel ning vastavalt sellele saab valida sobivad abivõimalused, teenused ja tegevused tema probleemide lahendamiseks. Kliendi erinevate eluvaldkondade hindamiseks klõpsa menetluse üldvaates nupule hinnang abivajadusele. Hinnangu lisamiseks klõpsa hinnatava valdkonna järel olevale plussmärgile. Avanenud aknas lisahinnangu kirjeldus. Vali subjekt, kelle kohta sisestatavad andmed kehtivad ning klõpsa nupule salvesta ja sulge aken. Kui sisestatav info kehtib mõlema subjekti kohta, jäta mõlema subjekti ette linnuke. Kui soovid hinnangut lisada ka teise subjekti kohta, klõpsa uuesti hinnangu liigi järel olevale plussmärgile. Lisahinnangu kirjeldus ja klõpsa nupule salvesta ja sulge aken. Kui soovid lisatud hinnangut muuta, klõpsa hinnangu liigi järel olevale pliiatsi märgile. Avanenud aknas tee vajalikud muudatused ja klõpsa nupule salvesta ja sulge aken. Kui soovid lisatud hinnangut kustutada, klõpsa hinnangu liigi järel olevale prügikasti märgile. Nii tehes lisa kõikide vajalike eluvaldkondade hinnangud. Igal subjektil saab olla vaid üks hinnang iga valdkonna kohta. Kui kliendi üldandmetes on kliendi kohta sisestatud puude või töövõime kaotuse andmed, kuvab süsteem hinnangu liigi tervislik seisund elustiili juures selle info automaatselt ette. Selle info võib hinnangu lisamisel abiks võtta. Hinnangu liigi töötamine ja õppimine juures kuvab süsteem automaatselt ette kliendi sotsiaalse seisundi andmed. Neid andmeid võib hinnangu lisamisel abiks võtta. Kui mõne eluvaldkonna kohta info puudub, siis ei pea hinnangut lisama, vaid süsteem täidab ise selle hinnangu lausega, ei vaja hindamist, ei ole võimalik hinnata. Kohustuslik on täita välihinnang isiku abivajadusele. Ilma selle andmestikuta juhtumiplaani kinnitada ei saa. Lisaks kliendi erinevate eluvaldkondade kirjeldamisele fikseeritakse juhtumimenetluse raames probleemid, toimetulekut toetavad ressursid ja takistavad tegurid. Probleemi lisamiseks klõpsa nupule lisaprobleem. Avanenud aknas vali probleemi liik. Lisaprobleemi kirjeldus ja vali subjekt, kelle kohta sisestatavad andmed kehtivad. Kui probleem kehtib mõlema subjekti kohta, jäta mõlema subjekti ette linnuke. Andmete salvestamiseks klõpsa nupule salvesta ja sulge aken.
Probleemid tuleb lisada ükshaaval. Kui soovid järgmist probleemi lisada, klõpsa uuesti nupule lisa probleem ja korda eelmist tegevust. Järgmiseks lisaressursid. Ressurssideks võivad olla inimese varasem positiivne toimetulekukogemus, motiveeritus, huvi, tahe pingutada, suhtlusvõrgustik ja muu selline, millele tuginedes saab lahendusi planeerida. Ressursside lisamiseks klõpsa nupule lisaressurss. Avanenud aknas lisaressursi kirjeldus ja vali subjektid, kelle kohta sisestatavad andmed kehtivad. Kui lisatud ressursid kehtivad mõlema subjekti kohta, jäta mõlema subjekti ette linnuke. Järgmisena tuleb hinnata, millised takistused võivad ette tulla eesmärgi saavutamisel. Takistuste lisamiseks klõpsa nupule lisatakistus. Avanenud aknas lisatakistused ja vali subjektid, kelle kohta sisestatavad andmed kehtivad. Kui soovid takistusi lisada ka teisele subjektile, klõpsa uuesti nupule lisatakistus. Lisatakistuse kirjeldus. Vali subjekt ja klõpsa nupule salvesta ja sulge aken.